Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 29. 3. hooaeg, 29. salvestus. Palju on muutunud minus endas, sest kuigi ma endiselt tunnen väga pingelisena ennast siin, siis järjest rohkem ma ei hooli sellest ja tean niikuinii see saade on minu külalisest, mitte minust. Tänane külaline. Ma tean teda isiklikult, võib-olla tema ei mäleta seda kõike, aastast 2007. Enne seda teadsin teda kui televisioonist, kui raadiohäälena, 7 vaprat näiteks. Aga 2007 aastal ma pildistasin Eesti otsib superstaari esimese hooaja saadet ja mul oli au kõikidele finaalkontsertitel sõita Pärnusse žüriibussis, mitte žüriibussis, kohtunike bussis. Ja ma olin seal nagu hall hiir nurgas. Kui ma hakkame seda arvutama, võib-olla ei mäletagi mind. Aga mul oli lahe vaadata, kuidas mehed omavahel rääksid, kuidas tehti nalja, kuidas arutleti tuleviku üle. Ääretult põnev oli. Ja juba siis jätsid mulle väga sügav mulje just tema konkreetsus ja mulle meeldib üks ilus asi tema juures selline, võib-olla see kõlab väga halvasti, see kõlab väga hästi just, on selline võime üldistada ja näha tervikut. Ja lisaks on ta ääretult edev mees. Tere Mihkel! Tervist! Kas edevus? Minu meelest see on nii äge asi kõigil. Sa näed hea välja, järelikult sa oled edev. Jaa, ei, me võime edevusest rääkida. Sa just alustasid sellega, kuidas saade ei ole sinust ja siis rääkisid 5 minutit järjest. Endast. Ja, just. Absoluutselt, loomulikult ma olen edev ja ega seda tööd või neid töid, mida ma teen, ei olekski kuidagi muud moodi võimalik ilmselt teha ilma edevuse ja ilma veel üsna mitme asjata, millest me võib-olla täna räägime, võib-olla ei räägi, sõltub sellest, kuidas sa küsida plaanid või tahad või oskad. Yeah. Aga absoluutselt, muidugi. Ja ma ka ei arva, et see kuidagi nagu halb asi ja niisugune liigne edevus või niisugune täiesti üle ääre ajav edevus, milles ma olen ka ise aeg-ajalt süüdi, ma saan sellest väga hästi aru. Yeah. See võib-olla kuidagi mõjub nagu kuidagi natuke cringe'ilt, nagu inglise keeles öeldakse ja seda ei ole võib-olla alati meeldiv kõrvalt jälgida. Aga ei, muidugi loomulikult ma olen edev ja olen alati olnud lapsest saadik ja karta on, et ka elu lõpuni. No ma räägin, et see on üks ägedamad asju, üks mees on edev. Ta hoolitseb iseendast. Kas ta nüüd on kõige ägedam asi maailmas, ma ei oska öelda. Enesest hoolitsemine, jällegi ma ei ole ka päris nüüd see tüüp, kes ärkab hommikul üles ja siis nagu tegeleb endaga mingisugune pool tundi või tunnikene. Aga tõsi ta on, et kusagil niisugune mõnikümmend aastat tagasi ma võib-olla hakkasin rohkem selle peale mõtlema, et kui inimesed on seda televiisorist näinud, et siis võib-olla ei ole võib-olla paslik, mitte lausa pidžaamas, aga ikkagi kuidagi võib-olla kuidagi väga lohakalt teiste inimeste ette niisuguses tavalises elus ilmuda, ma ei tea, kas lähed kuskile poodi või midagi taolist. Ja ühel hetkel tõesti ma mõtlesin, et ma võib-olla peaksin sellega ka natukene tegelema, sellega, milline ma välja näen. Seda enam, et jällegi töö on natuke selline, et sinu, mis siis öelda, turuväärtus tööturul natuke võib-olla sõltub sellest, milline sa välja näed lisaks sellele, kui hiilgav mõistus sul on või võime kiiresti reageerida või improviseerida teleotse-eetris. Ma arvan, et ainuüksi eeter nõuabki seda ja lisaks on hästi palju abilisi alati ka. Stilistid,
nad suunavad sind igal juhul ise, kui sa oled mingi jube lohakas, üks ütled, noh. Jaa, seda küll absoluutselt on muidugi on ja ma olen küll üsna nagu leplik ja ega nad väga minuga vaeva ei näe, et kui me siin rääkisime samast saatest, mida sa oled pildistanud tõesti nüüd juba aastakümneid peaaegu, et liiga kaua. No jah, sama kaua kui mina seda teinud olen. Et seal on ju ka, eks ole, noh, aga ega nad seal minuga eriti ei ända, et seal on need võistlejad, eks ole, osalejad, kellele pööratakse valdavalt tähelepanu ja noh, siis naiskohtunik muidugi ja noh, Koit Toome peale läheb muidugi paar tundi, aga jaa, ei, muidugi on abilisi ja on inimesi, kes annavad nõu ja reeglina head nõu. Ma arvan, et tele on üks selline tegelane, et ta suunab sind, noh, mehele on see väga kasulik esiteks enda väljendusoskus, mis sulle antakse 1000 korda võimalus öelda halvasti ja valesti ja parandad. Tulles selle juurde võib-olla ma tahakski alustada sellest karakterist, kes on Mihkel, et võib-olla lihtne televaataja vaatab ja arvab, et sa oled jube karm. Mina tean sind, ma olen olnud, nagu räägin, Superstaari saade, erinevad muud võtted, kui ma ei eksi, ma võin eksida praegult, aga sul on passis minu tehtud portree. On või? Kas sa mäletad, kui me tegime selle? Mäletan, jaa, muide, aga ma olen vist vahepeal seda passi vahetanud, juba me tõesti tegime, aga võib-olla ta on, jah? Ja erinevate saate formaatides, lisaks olen ma pildistanud sind sporti tegemas. Jaa, tuleb meelde. Siis ma päris täpselt, mina ei näe seda poolt võib-olla, mida kui ma olen öelnud, et minu järgmine küla on Mihkel, siis ma ei ole kuulnud nagu, kõik ütlevad, et raske, ta on ikka nii karm ja selles mõttes, ma ei tea, millest te räägite, et mina seda Mihkelit küll ei tea. Sa oled alati hästi sõbralik ja tähelepanelik. Jaa, ma olen seda paar korda võib-olla varem ka rääkinud, aga see on võib-olla iga nagu aastaga muutub minu jaoks nagu järjest olulisemaks, et ja ma ei tea, miks ta järjest olulisemaks muutub sellest rääkimine. Aga noh, tõsi on see, et noh, tegelikult me kõik ju, kui me kodust väljume, me hakkame mingisugust karakterit esitama. Ja mõni inimene esitab võib-olla isegi oma koduseinte vahel mingisugust karakterit. Aga minuga on jah kuidagi niimoodi aastatega läinud, et ma olen kuidagi pool kogemata, aga võib-olla ka natukene teadlikult sattunud kui niisugusesse rolli või niisugusesse karakterisse, mida ma siis nagu etendan. Noh, mitte küll alati, võib-olla täna siin natuke teistsugust karakterit kui võib-olla mõnes telesaates, aga ega ma nagu päris see, kes ma tegelikult olen, ei ole mitte kunagi teiste inimeste ees. Ja ma arvan, et mitte keegi meist ei ole. Ja see niisugune kurjuse ja kalkuse ja arrogantsi, ülbe, ebameeldiva inimese kujund minust... Sa räägid nii värviliselt. Ei, no see on tõsi, sest ma kogen seda siiamaani, noh, mitte lausa igapäevaselt, aga niimoodi korra kuus ikka. Mõni inimene tuleb mulle juurde ja ajab juttu minuga kuskil kaubanduskeskus võõras inimene või kusagil samasugusel kohtumisel nagu täna. Me räägime 2-3 minutit, võib-olla teinekord pikemalt ja vähemalt korra kuus, võib-olla korra 2 kuu jooksul ütleb see inimene, mitte see on erinev inimene alati, et aga te ei olegi niisugune tõbras ja molkus, nagu ma arvasin, et te olete. Ja ma ei tea, kas selle üle kuidagi rõõmustada või kurvastada. Et ühest küljest on ju tore, eks ole, kui inimene positiivselt üllatub, aga teist küljest jah, see tuleb nagu kogu aeg tagasi see teadmine, et üldiselt arvatakse, et ma olen just ebameeldiv inimene. Ja see on fine, sest et mina ju tean, kes ma olen ja asutades see, mida teised arvavad või arva, ei ole kuigi palju oluline minu jaoks, sest muidu ma ei saaks teha neid töid, mida ma teen. Ja tegelikult see niisugune kuvand on mul mind ka elus natukene edasi aidanud, et on ikkagi mingid teatud tüüpi tööd, mida mulle pakutakse sellega seoses. Mulle naljalt nagu restoranis keegi ei valas suppi sülle või ühesõnaga nad käituvad minuga kuidagi väga ettevaatlikult, sest jumal teab, äkki ma flipin ja teen oma tavalist rutiini. Et ta on aidanud mul mitmeid asju nagu teha ja alguses ma kuidagi nagu eriti Superstaarist et jällegi minnes tagasi sinna 2007. aastasse. Et alguses ma nagu olin täiesti veendunud, et inimesed saavad ju aru, et see on act, nagu inglise keeles öeldakse, et see ju, keegi ei saa ju arvata, et ma tegelikult niisugune olen. Aga siis ma hakkasin mõtlema, miks nad peaksid midagi muud arvama, nad ei tunne mind, nad näevadki mind võib-olla esimest korda
ja kuidagi niimoodi ta on läinud aga ma olen kuidagi nagu rahu teinud selle kuvandiga ja täiesti kuidagi nagu mõelnudki sellest, kes ma olen suure osa avalikkuse eest kui mingit niisugust karakteri mängimisest. Umbes nagu David Bowie'l oli, temaga oli esinenud David Bowie nime all sellel ajal, kui ta see karakter oli see Ziggy Stardust, oli aastaid mingisugune tegelast, ühel hetkel tüdines ära sellest tegelasest, minul ilmselt on see väga keeruline endast ära tüdinemine ja kuidagi oma mingi rebrandimine tohutu mingisuguse onu Kalmerina, see ilmselt on võimatu. Aga jah, et ma nagu kuidagi niimoodi ennast mingi tegelasena ette kujutades on mul neid asju, mida ma teen oluliselt lihtsam teha. See karakter sündis millal? Ma arvan, et see ei olnud kuidagi niimoodi, ma ühel loomulikult seda ärkasin, nii nüüd ma olen see tegelane. Et ma arvan, et see ikkagi kuidagi tuli kuidagi aja jooksul. Ja võib-olla see sai alguse telesaates, mida me tegime koos Juhan Ulfsakiga aastal 2004 või midagi taolist. Me tegime ühte jutusaadet koos, meil oli koosolek. Ja see on umbes samasugune jutusaade nagu Kahvel enne seda ja mitmed teised peale seda. Ja me olime 8 seal saatejuhid ja siis kuidagi kujunes, et selle saate nagu keskne mõte või filosoofia oli esitada inimestele ikkagi nagu väga otseseid küsimusi. Ja sealt võib-olla kuidagi läks see mängima ja ma mäletan, kui minuga võttis produktsioonifirma Root ühendust enne seda Superstari saada, ma olin seda muidugi Inglismaal ülikoolis käies näinud seda Idol formaati ja mulle öeldi, et nad tahavad seda formaati uuesti või nad tahavad seda Eestis tegema hakata. Ja nad on mõelnud minu peale kui kohtuniku peale, mul oli tekkinud küsimus, et kelleks, milliseks arhetüüpiks nendest 3 kohtunikust nad mind tahavad. Et ilmselt need omadused kuidagi need eeldused olid minus juba endast märku andnud ja niimoodi ta läks. Sest lapsena ei olnud seda tendentsi, et kiskus teravaks? Kusjuures kõige kummalisel kombel isegi oli. Ma mängisin ühes lastefilmis, mida minu teatavaks meelehärmiks ETV siiamaani aegalt näitab, see oli Keskpäev. See valmis 1981. aastal ja seal on lapsed, see film on valminud minu isa jutustuste põhjal. Filmi nimi on Keskpäev, ma kohe räägin ka vahva loo selle filmi nimega seoses, aga seal on lapsed kuskil mingis alevikus, Vändra alevikus me seda filmisime ja seal on üks negatiivne tegelane, see on mina. Mina mängin seda negatiivset tegelast ja mulle väga meeldis mängida seda negatiivset tegelast. Ja mis kõige lahedam, ma olin kooli laps, ma olin 10 või 11 aastane sellel ajal, ma niimoodi offline'is või siis nii-öelda päris elus vaatasin, et mulle nagu, et ma õudselt meeldin, eriti omaaegsetele või siis omavanustele tütarlastele, et ilmselt sellisugune negatiivne karakter kuidagi nagu tundus neile põnev ja ma tegin sellest väga olulise järelduse oma edasiseks eluks. Mis puudutas Keskpäeva filmi nime puudutab, siis sellega oli tore lugu. Kui see film, nagu ma ütlesin, see oli minu isa jutustuste põhjal, need oli lugu, siis päris telepaatiline lugu ja päris kriminaalne lugu. Ja see oli tegelikult 3. lugu ka, lugu lendavate taldrikutega, aga see lendavate taldrikute osa jäi sealt välja sellest filmist. Telepaatiline lugu, päris kriminaalne lugu. Ja kui see film sai valmis, siis isa sai teada, et filmi nimeks on Keskpäev. Ja ta seda korranud, miks on selle filmi nimi Keskpäev ja ta helistas ETV, siis Eesti telefilmi, see oli see stuudio, kes seda filmi tootis, see oli nõukogude aeg sügav, 1981. aasta, Brežnev oli veel võimul elus. Helistas siis Eesti telefilmi ja uuris, et miks filmi nimi on Keskpäev. Ja see filmi toimetaja alguses midagi hämas, valdavalt ju filmi tegevus toimub päeval ja mingist juttu ja siis aeg nagu pressis edasi. Ja mis siis selgus oli see, et plaanimajandus teatavasti oli nooremad inimesed pruugid teada, aga nõukogude ajal oli plaan, oli püha, et kui sul oli 5 aastaku plaan, sul oli plaan tehtud aasta alguses, siis see plaan ei tohtinud muutuda. Ja mis juhtus Eesti telefilmis oli see, et Eesti telefilmi plaanis oli selleks aastaks nähtud ette üks dokumentaalfilm, üks põllumajanduslik dokumentaalfilm, mille pealkiri oli Keskpäev. Aga selle filmi režissöör hakkas jooma ja seda filmi ei sündinud. Selleks, et see plaan kuidagi nagu Ornugisse saaks, siis selle lastefilmi nimi või lastefilm veeretati selle nime taha. Et niisugune kurioosne lugu Keskpäev. See on selle filmi nime lugu. No selles mõttes, et sa ütlesid, et sulle meeldis, kõigil meeldib mingid kuritegelasi mängida, mingid
Ei, Steven Seagal näiteks ei ole kordagi kuritegelast mänginud, tema, mitte et oleks nüüd mingisugune fantastiline näitleja või eriti nüüd, eks ole, viimase 10 aasta jooksul me ei taha temast eriti rääkida. Ajad olid teised. Aga tema printsiip on või olnud valdavalt see peab olema alati või siis positiivne kangelane, ta ei ole kordagi mänginud negatiivset kangelast. Aga ma lähen veel sügavana sellest, kui see oli 10-11, sest sul on ju vanem vend ja noorem õde. Ja ma saan aru, vanem vend oli väga-väga selles mõttes hea poiss. Kas sa tundsid ka seda, et sa pidid seal juba kehtestama ennast kodus ja kuidagi vastandama? Tõenäoliselt. Ma ei oska öelda, kas see nüüd kuidagi oli niimoodi jällegi, et ma nüüd vaatasin, oi, et Rein on nii oivik ja oskab 15 keelt juba 3. klassis ja et ma nüüd pean kuidagi nagu ennast kehtestama. Ja mõtlesin välja strateegiliselt ainuke viis kuidagi ennast kehtestada on teielik nagu loser ja läbikukkuja olla. Päris niimoodi ma tõenäoliselt ei analüüsinud. Aga see võiks kuidagi olla küll alateadlikult seda viisi, natukene. Et isa või vend ja õde oli just ikkagi eeskujulikud õpilased, et ju ma siis kuidagi tundsin vajadust kuidagi natuke ennast kuidagi teistmoodi positsioneerida, et silma paista. Täiega huvitav on kogu selle saate tegemise juures see, et ma tean läbi oma karjääri väga palju tuntud inimest, ma suhtlen nendega, teen nende koos tööd ja siis üks hetk, kui ma kutsun nad saates, siis ma täiesti avastan uusi asju. Mul ei ole ju mõtet kõiki su raamatuid läbi lugeda, iga su isa kirjutist ja siis filosofeerid siin. Ma püüan kuidagi nagu kissis silmi sellele infole peale vaadata ja mina näen seal ägedat seost just õdede vendade vahel ja see kodus, seal juhtub ju nii palju asju ja see koos kasvamine, see on üks minust nii olla lapsevanem või olla laps, mõlemad pooled on nagu ääretult ägedad asjad, lapsepõlv ja sa saad sellest lapsepõlve sügavusest veel paremini aru, kui sa saad ise vanemaks. Ja, no meie peres muidugi üks üsna traagiline sündmus ikkagi minu lapsepõlv ja sirgumist ja ma ei tea, inimeseks saamist ikkagi väga mõjutas. Ja see oli see, et minu isa sai 70 aastate lõpus oma teise insuldi ja jäi halvatuks osakust poolest. Ehk tema mõistus oli selge, rääkimine ka, aga ta oli halvatud ja ühesõnaga vajas elamiseks abi. Mis tähendas seda, et minu emast sai sisuliselt üle öö 24/7 põetaja. Mis tähendas seda, et kogu see tähelepanu, eks ole, mida ta oli varem harjunud jagama, eks ole, kõigi pereliikmete vahel, nüüd vältimatult koondus ühele inimesele, see oli minu isa. Ja see oli üsna keeruline olukord, eriti esimesed paar aastat, kui isa veel ei olnud võimeline kõndima ise ja nii edasi. Ja eks me kõik kuidagi omamoodi põgenesime ja Rein läks õppima toonase Leningradi, siis nüüd Peterburi ülikooli. Mina hakkasin, alguses ma olin väga suur teatrihuviline ja käisin teatris kaunis palju ja Miki Verdoonane Draamateatri peanäitejuht võttis ma kuidagi nagu oma tiiva alla, ta lubas mul käia alati seal teatris ja alati, kui ma koolist koju tulin, siis ma läksin otse Draamateatrisse ja tulin alles õhtu peale etendust. Ma vaatasin iga etendust, käisin proovides ja nii edasi. Ja selles mõttes see meie pere kuidagi dünaamika muutus ikkagi radikaalselt ja väga ootamatult. Nii et ma ei taha öelda, et mul oli mingi tohutult õudne või raske lapsepõlv, muidugi mitte, väga pere hoidis ühte ja nii edasi, aga selge on see, et sellises olukorras ema tähelepanu võib olla, nagu ma ütlesin, ta pidi põhiliselt tegelema isaga, eriti esimestel aastatel ja küllap see ka kuidagi võib-olla on natukene mõjutanud seda, milliseks ma hilisemas elus olen kujunenud. Ma arvan, mulle tohutult endale meeldivad inimeste harjumused ja tihtipeale, kui sõbrad räägid oma loo ära, mis tal kõik halvast on, siis see ongi nad viinud sinna, kus nad on. Sinu puhul on see, et sa võib-olla kirjeldad seda dramaatilist lugu, aga sellisel ajal ei pidanud olema isad halvatud või ei pidanud ema üksi kasvatama. Piisas sellest, et mõlemad olid kodus, nad lihtsalt, maja oli, aga kedagi ei olnud. Nende mitte alateadus, vaid teadlikkus, kuidas üldse lapsega suhelda oli hoopis teisel tasemel kui täna. Jah, muidugi oli, loomulikult oli, kõik oli teistmoodi. See, mismoodi inimesed maailmaga suhtlesid ja kui palju informatsiooni üldse tuli ja loomulikult kõik oli täiesti kardinaalselt teistsugune, see on selge. Et see äratas tohutult sinus, ma arvan, seda huvi mingite, lapsel ei ole nii, et energia on ja ma ei pane seda kuhugi. Ta leiab igal juhul kohad. See, et sa leidsid teatris, mis silmaringi teeb, kui sa oled lavastajatega aega veetad, sa oled mingi proovis, sa näed näitlejate mingi neid nii-öelda mõtisklusi ja mänge
oi, see on ilus hetk. Oli ja see hiljem jah, niisuguses vara teismeeas, ma olin just laps, kui see kõik juhtus, 10-aastane võib olla ja vara teismeeas sellisugune teatrikiindumus asendus siis muusikaarmastusega ja see on tänase päevani. Ma hüppan nii, kuidas mul mõtted liiguvad. Su esimene raamat, see oli esimene raamat, Musta pori näkku. See pealkiri on ju tegelikult sinu isa kirjutatud. Ja, see on fraas minu isa kirjutatud laulust, mille nimi Sõidulaul. Ta on oma elus kirjutatud täpselt ühe laulu. Ja ta oli väga noor mees, kusagil niimoodi 20. eluaastates ja ta oli tegelikult kaunis musikaalne. Ta isegi õppis lapsena viiulit, ta oli väga lootustandev viiulimängija, koguni sel määral, et tema viiuliõpetaja siis, kui minu isal ehk siis vanaisal sai raha otsa, et minu isa viiulitundidest maksta, siis ta õpetas seda pro bono edasi, ehk ilma rahata. Ta oli väga musikaalne mees ja ta mängis viiulit tegelikult kuni halvatuks jäämiseni. Põhiliselt küll siis, kui ta oli veidi nagu tipsutanud. Et siis ta võttis viiuli välja ja need olid need vähesed hetked, kui ta muusikaga tegeles. Aga ta noorena oli väga lootustandev viiuldaja. Ma eeldan geneetikasse uskujana, et küllap see minu muusikapisik on ka sealt kuidagi pärit. Ja ta kirjutas väga noorena ühe laulu, mille nimi on Sõidulaul, mida ta siis ka laulis jällegi valdavalt, et mitte öelda ainult siis, kui ta oli veidi või natuke rohkem tipsutanud ja kui olid sõbrad külas, siis alati lauldi seda laulu. Ja minu isa sõbrad Toomas ja Tarmo Urb hiljem ka salvestasid selle laulu. Ja see sai kuulsaks tänu sellele. Ja seal tõesti on siis tõlla ees meil tormab 4 tori täkku, tagumiku alt meil läbi lendab maa, kabjad löövad meile musta pori näkku, aga tee ei lõppe, otsa sõita ei saa. Selle laulu esimene salm ja sealt ja siis sellest laulust ma siis krabasin selle fraasikese. Kas see oligi nagu isale tänutäheks või? See kuidagi nagu haakis seda enam, et selle raamatu niisugune esimene veerand julgelt tegelebki minu nagu lapsepõlvega ja nende pidudega, mida minu isa pidas ja kuidas siis mina hiljem võib-olla kuidagi alateadlikult üritasin teda nii-öelda üle juua ja kuidas see kõik ühel hetkel nagu propellerdas täieliku kaosesse, millega see raamat ka tegelikult lõpeb niisugused täielikult eliirse niisuguse sisuliselt teelahkmenega lõpeb, kus ma pidin seda otsustama, kas ma joon veel pool kuud või pool aastat ja suren ära või lõpetan joomise. Ja kuna lapsepõlves see laul, see Sõidulaul oli kuidagi nagu minu lapsepõlve soundtrack omamoodi. Ma mäletan, kui me ootasime õega oma magamistubades, eks pidu ei jäänud seisma, kui lapsed magama läksid. Pidu käis edasi teisel pool magamistoa ust ja siis me ootasime oma und ja kuulasime, kuidas teisel pool magamistoa ust mehed jouravad sellest, kuidas neile musta pori näkku lendab. Ja sealt kuidagi see motiiv sellest raamatusse tekkis ja algus oli seal mingid teised töö pealkirjad, aga kui ma selle peale tulin, siis ma sain aru, et see on kuidagi väga, väga ilusti mu jaoks jooksis kokku. Minu meelest see on ka väga hea. Ma ei ole avalikkuses kuulnud, et sa enne oled rääkinud selle pealkirja tagamõtet. Oled seda palju rääkinud? Ega vist, ma ei mäleta, kui see raamat ilmus, küllap ma kuskil ikka veel rääkisin ja küllap selle kohta uuriti, aga viimasel ajal mõnevõrra vähem. Mul on väga vilets meediatarbijat, kuna nii palju teen meedial tööd, siis ma ütlen, et 13-14 aastat uudised kõigest ja vahel on nii, et kui teed tööd, siis selle tööalas tutvustatakse, et tema on ta on selle saate juht, siis ma küsin, et mis kanalil ja millest see saade räägib, siis vaadatakse mind nagu ma oleks haige. Et sellepärast mulle meeldib ka see minna järgi infole oma selle saate formaadist, täiega põnev. Ajakirjaniku töö, tõenäoliselt ma ei teeks seda kunagi, aga mis teadmised neil lõpuks on? Nad saavad sellest maailmast, nad teavad rohkem. See on nende töö. Nende töö on teadmine. Natuke selles osas võib-olla vaidlem vastu, eriti nagu viimasel ajal mulle tundub, et ajakirjanik olemine ei eelda maailma tundmist eriti palju ja võiks justkui nagu olla eeldus selle töö tegemiseks, aga mulle näib, et seda on kuidagi nagu järjest vähem. Võib-olla ka sellepärast, et ajakirjanike tasu on kuuldavasti kaunis nadi ja sinna nagu nupukaid inimesi saada ajalehtedesse tööle pidavat olema väga keeruline. Ma arvan, et huvi maailma vastu kas on või teda ei ole, sul on mingi töö, ega siis see sind ei pane kuidagi selle maailma vastu rohkem huvi tundma.
ma olen alati maailma vastu huvi tundnud. Võib-olla ühes ajajärgus võib-olla natukene, võib-olla ühe sektori või mingi ühe ala vastu võib-olla rohkem, aga maailma mul alati huvi pakkunud ja inimesed, kes maailmas elavad. Nii ta on, see teadmised, ma päris sellega ei ole nõus, et kas sul on huvi või ei ole, sa võid sellest endast tekitamises, see ego jääb sind igal juhul tagasi, et noh, ma olen seda paar korda öelnud, aga Elon Muskil ja koristajal kummalgi pole aega, näiteks mu koristajad ütleb, tal pole kunagi aega, Elon Muskil pole ka aega, et sa pead selle aja võtma, kui sa endale kalendrisse asju ei pane, mida sa teha tahad. Üks väga hea nipp, muide meil on aastad aja juurde tegemine on äratuskella varasemaks panemine. See töötab nagu prillikivi vist öeldi kunagi. See töötab väga hästi. Kui sa oma 5 minutit päeva juurde saada, siis sellest paned kella... Lähed hiljem magama ja ärkad varem. See tingimata ei ole maailma kõige parem retsept, aga ja ma ei usu ka väga seda kella 5 klubi, ma ei tea, jumala pärast ei taha kellegi kella 5 klubilase tundeid solvata, aga on mingisugune grupp inimesi, kes on mingi raamat vist suisa, mingi 5 o'clock club või midagi taolist. Inimesed, kes ärkavad hommikul kell 5 kindlas veendumuses, et siis on nende elu õnnelikum ja produktiivsem ja nii edasi. Ja nad alustavad seda. Nüüd ma muidugi kõlan hinnanguliselt ja kindlasti solvan tundeid, aga mis sa siis ikka. Nad alustavad päeva sellega, et nad kõik istuvad Skype'is, kõik need kella 5 klubi tüübid ja vestlevad omavahel sellest, kuidas nad on kella 5 klubis ja kuidas nad alustasid päeva kell 5. Tavaliselt need 5 klubi mehed, kui need lapsevanemateks saavad, siis saavad kohe automaatselt ühe teise numbri mehed. Et mina ise arvan, et uni on see, mida ei saa. Sa algul noore mehena arvad, et sul on 2 elu ja elad ühe elu ära, sa hakkad teist elama. Aga tegelikult uni on ainuke koht, kus sa taastud. Ja... Muidugi, uni on kahtlust, et vajalik, aga tõsi on ka see, et ta võtab aega üksjagu ära sinu elust. Ja kui sa sinna aega muidugi ei pane, siis juhtuvadki. On, eks ta on siuke nokkini saba lahti situatsioon natukene midagi teha, tuleb magada. Et üks asi, mille peale ma olen alati valmis täiesti arulagedalt palju raha kulutama, on madrats. Ei ma naljata, kohutavalt oluline, nad on täiesti groteskselt kallid. Ma jällegi ei taha kuidagi nagu kokilt kõlada, aga normaalse madratsi hinnad on 3000 eurost. Kahjuks nii on. Ja ma muidugi liialdan, et on võimalik leida ka odavalt häid madratseid, aga jah, kui on üks asi, kus ma nagu kunagi ühesõnaga ei vaata raha või seda hinnasilti, siis on madratsid. Ja. Mida Mihkel kõige enam kahetseb? Ega ma ei ole väga suke kahetseja, ma pean ausalt tunnistama, et mis mul ikka kahetseda või see mineviku tagasi minemine ja jälle kahetsemine ja põdemine ja see nagu midagi väga ei muuda, et see kõlab hästi triviaalselt ja leierdatult ja seda kõik räägivad, aga ainuke mingid nässulenud või mingid asjad, mida sa võib-olla tagantjärele teeksid teistmoodi, et need on mõistlik ainult õppetundideks pöörata ja üritada tulevikus neid asju mitte teha. Aga me kõik teeme vigu kogu aeg vahet pidamata. Mina ka, ma tegin täna kolossaalse vea. Ja... Täna? Jaa. Siin? Ei, mitte siin. Mõned tunnid tagasi. Vihastasin olukorras, kus ma tegelikult normaalselt ei oleks pidanud vihastama. Ja täiesti arusaamatult endale ka, et mul ei olnud nagu ühtegi vähimatki põhjust vihastamiseks ja ma vestlesin inimesega telefonis ja ma räägin selle loo ära, siis võib-olla aru saada. Ma triviaalne lugu tellisin ühest sushi restoranist endale süüa. Voldiga. Ja kirjutasin sinna notesidesse, et pange palun mulle pulgad ka kaasa. Ja saatsin selle tellimuse ära. Läksin duši alla, ma käisin just trennis ja kujutasin ette, mul on kõht juba tühi, et ma käin duši alla, siis juba tuleb. Ja kui ma duši alt välja tulin, nägin, et see on tagasi lükatud see. Ja siin on kirjutatud, et pulgad ei ole tasuta, pulgad on 30 senti ja te peate minema ja tellima need pagana pulgad ka. Ja siis ma läksin ja üritasin, ma tegelikult ju teadsin, et ma tahan pulke, ma olin enne vaadanud, neil kuskilt ei olnud võimalik neid tellida, seal ei olnud kohta pulgad, et ma saaks ära märkida. Ja siis ma vihastasin, täiesti lendas juhe kokku ja ma täitsa helistasin ja inglise keeles vestlesin, tänapäeval ikka inimestega, kui sa tahad restoranis vestelda inimestega, sa pead inglise keeles rääkima, nendega, see on tore, eriti Jaapani restoranis. Ja ma ei olnud nagu fucking chopsticks ei öelnud, aga ma mõtlesin bloody chopsticks. Ja see oli juba liiga palju minu jaoks, et ühesõnaga, niisugused väikesed vead, aga nad raisad muidugi oleksid võinud, come on, ma olen sealt tellinud nagu 2 aastat liialdust, et iga nädal sushit. Ja kurat, nüüd nad siis 30 sendiste chopstickside või nende pagana pulkade pärast, nad lihtsalt lükkasid tagasi minu 20 eurose tellimuse, mulle lihtsalt see kuidagi ühesõnaga.
ma ei tea, miks ma sellest nii kirglikult räägin, aga vigadest, mida on võimalik teha. See on minu meelest eluterve, kui sa ei ärritu, siis üks, et sa ikka plahvad. Ma üldiselt ei ole ärrituja. Ma ärritunud väga-väga harva. Ma üldiselt olen, võin mõjuda niisuguse närvilise neurootilise tüübina, kes kogu aeg flipib igase peale, aga üldiselt ma olen väga-väga rahulik. Aga seal kuidagi oli olukord kuidagi nii groteskne. Mis sa õppisid sellest? Ma õppisin sellest, et tegelikult see lugu läheb edasi. Nad saatsid mulle need sushid, tulid selle pagana Bolti kotiga ja nad olid käsitsi kirjutanud mulle kirja sinna juurde. Dear customer, inglise keeles. Et järgmine kord, kui te tellite, et siis tegelikult on niimoodi, et sa lähed nagu sinna ostukorvi ja seal on option, mingid lisad ja siis sa pead scrollima sealt ja seal on need pulgad tegelikult olemas. Ja sa pead sinna tegema linnukese. Oled mulle ilusa kirja kirjutanud. Nii et ma õppisin seda, et järgmine kord, kui ma tellin, ja ma tellin sealt kindlasti, see on fantastiline ainuke koht Eestis, kust saab minu meelest head sushid. Järgmine kord ma õppisin, ma tean, kust ma pagana pulgad saan. Ja ma õppisin ka seda, et on olemas reaalselt ikkagi restorani, kus sinu tellimus lükatakse tagasi sellepärast, et sa ei ole ost 30 sendist järgmine kord, kui sa tellid, sa alustad lisadest pulgad. Tõenäoliselt, jah. No seda enam, et tegelikult jällegi, ma ei tea, miks me nii kaua räägime, aga jällegi pulgad on, see on umbes see, et sa lähed restorani, sul selleks korgitasu, ma saan aru, et sa tuled oma viinaga ja siis on see kahvlitasu, et võtavad selle eest eraldi raha, et sa kahvlit tohid kasutada. Tundus kuidagi groteskne, aga ma õppisin, ma ei tohi vihastada, see tegelikult, see oli minu enda viga, tõepoolest ma oleksin pidanud minema seal pagana kaardis ja scrollima ja uurima täpsemalt, kuidas see asi käib. No vaat. Väga palju liigutasid, et natukene hoogu maha tõmmata, ma võtan saalist ühe küsimuse. Kes julgeb Mihkli käest midagi küsida? Nüüd, kus mind on üles köetud, kuradi pulka. Nii, et kui mainisid, et Tarmo Urb ja Toomas Urb olid sinu isa sõbrad, et kas nad on ka sinu sõbrad tänasel päeval? Väga hea küsimus. Ma ei ole neid näinud väga ammu, ma läbi ka tunnistama. Nad vist ka, mitte vist, vaid päris kindlasti läksid ju Ameerikasse elama. Äkki otsiti elavad veel seal siiani kuidagi. Ma tõesti ei tea neist eriti palju. Ei jah, lihtne ja lühike vastus, et nad ei ole minu sõbrad, aga nad kindlasti, kui ma neid näen, ma ei tea, ma neid ära tunneksin. Aga ma kindlasti hea meelega räägiksin nendega ja meenutaksin vanu häid aegu. Nad olid põnevad tüübid, 2 venda, sellised natukene juba sellel ajal, mitte natuke, vaid ikka väga nagu teistsugused, väga niisugused iseseisvad ja väga mitte nõukogulikud. Ja kuidagi isa prügikastide juures, see kõlab nii kuidagi banaalselt, aga tõepoolest prügikastide juures sattus jutule, nad elasid meie kõrval majas ja sattusid seal jutule ja nad said väga head sõbrad ja nad käisid meil alati külas. Valdavalt siis, kui isa oli veidi napsutanud, aga meil oligi kuidagi niimoodi, et ei, meil käis tegelikult alati külalisi aga jällegi ma ei taha jätta niisugust muljet, et mu isa oli kogu aeg täis hommikust õhtuni, ei olnud. Aga tal oli teatavad niisugused sööste võib-olla aeg-ajalt. Väga harva, võib-olla korra aastas. Ajad olid teised. Aitäh sulle. Jaa, aitäh küsimuse eest. Siis, kui sa ei joonud, see oli midagi valesti. Siin saadeti arsti, poiss, mis toimub? Nii hullu võib-olla see asi ka ei olnud, et lausa arsti juurde saadeti, kui sa ei joonud, aga tõsi oli see, et see alkoholikultuur oli mõnevõrra teistsugune jah, seda võib-olla sellele ei vaadatud kuidagi nii nagu magedalt või see ei olnud nagu nii suur tabu, mis on kehv sellepärast, et oleks võinud olla ja aga see on õnneks muutunud. Et tänapäeval ikkagi, kui sa lähed näiteks kontserdile, see on mõeldamatu, et sa lähed kontserdile ja sul on laval on muusikud juua täis. No okei, Singer-Vingeris aeg-ajalt tuleb seda ette, aga Singer-Vinger ongi natuke teistsugune fenomen ja Singer-Vingeri puhul võib-olla see, et ansambli liikmed on täis, on võib-olla teatav niisugune eeldus, et inimesed ei nagu ma oma Mustapori näkku raamatus kirjutasin, et Singer-Vinger on nagu ma ei tea, lõbustuspark, kus ei ole karusselli ja midagi, kaine Singer-Vinger on nagu lõbustuspark, kus ei ole karusselli, et sa nagu lähed ja ootad seda ja siis ei ole, et see mõjub võib-olla võõralt imelikult. Väga huvitav mõte. Aga jaa, aga seda ilmselt tänapäeval väga enam ei ole ja isegi leping, nüüd on ju lepingud, ossa jumal, kui sa lähed kuhugi esinema, sul on pagana leping ja managerid, kes neid lepinguid sõlmivad ja seal lepingus on tavaliselt kirjas, et kui sa oled juua täis, et siis sa
siis sa pead, ma ei tea, kas trahvi maksma või midagi taolist. Või ei pääse lavale või ta seda teab. Ajad olid teised ja ega tegelikult sinu lugu see, et sa ütled, et isa armastas seda napsutada, see on, kui ütlen, et kõigil on umbes sarnane lugu jagada, väga sarnane. Veel kord, minu isa, mul oli kaine, tore ja fantastiline isa, aga aeg-ajalt oli peohoos. Juures kokku jooks. Mul on lihtsalt, mul täiega resoneerub, sest ma olen isata kasvanud ja mu isa armastas ka napsutada, siis ma olengi sellisest kohast tulnud, et kui keegi ei armastanud, siis sa kohe nagu sa te küsisid, mis juhtub. Seega, võib-olla ma ise otsisin seda kurja kuskilt. Aga sa sündisid kirjanike perre. No kõik kirjutasid. No kõik jah, selles mõttes isa ja ema. Selles mõttes, et sinu eelkäija. Kas kui kaua läks aega? Selles mõttes, et kas sa enne kirjutasid tahtlisse juba väga palju, kui tuli musta pori näkku? No ma kirjutasin ikka oma esimesed teosed ikkagi lapsena. Nagu ikka, sa mängid ja vaatad isa ja ema teevad midagi ja siis tahad ise ka teha. Ja ma mäletan, ma kirjutasin niisugusest põnevast tegelast nagu Sindbad, ühe fantastilise jutustuse. Ja see on mul meeles sellepärast, mis mingi Sindbadi 7. reis või mingisugune taoline film oli parajasti kinos ja see oli niisugune action film, nii palju kui tollal neid action filme oli ja Sindbadi nimeline tuntud kuulus mütoloogiline tegelane oli seal peaosaline, võitles kükloopidega ja mulle see avaldas väga sügavat muljet ja see oli Sindbadi 7. reis ja mina kirjutasin raamatu mingi Sindbadi 63. reis või midagi taolist. Ja seal oli vahva stseen, mis mul on siiamaani meeles, mis tegi ka mu vanematele, kes olid sunnitud seda lugema. See ei olnud väga pikk. Üks stseen, kus Sindbad läheb mööda teed ja talle tuleb umbes 2 kükloopi vastu. Umbes 2 kükloopi. Kas see ei ole kaante vahel? Ei, see ei ole kaante vahel, seda ei ole avaldatud, taevast tänatud. Aga esimene nagu päris raamat ikkagi oli Musta pori näkku. Aga enne seda ma olin kirjutanud üks tühivorme ja artikleid sinna tänna ja kultuuriarvustusi ja arvamuslugusid ja nii edasi. Aga esimene täispikk raamat oli ikkagi pori. Kui raske oli kirjutada? Ei olnud nagu selles mõttes raske, et ma kirjutasin oma mälestustest ja oma elust ja see ei ole nagu, mulle nagu meeldis kogu see värk hästi ja see raamat ei tulnud raskelt. Tegelikult ei ole ükski raamat mul vist niimoodi raskelt tulnud. Üks raamat on, aga need põhjused olid teised. Ma lihtsalt ise olin oma eluga üsna nagu tumedas kohas raamatu kirjutamise hetkel, aga ülejäänud üldiselt on tulnud ikkagi pigem kergelt. Sellepärast, et internet ütleb, et Musta pori näkku on üks läbi aega, üks edukaim müüdud raamat. Ta on eesti keeles, ma eeldan, et Piibel tõenäoliselt ja Anne Franki päevigi mõned on veel, mis nendel on paremini läinud, aga Eestis ta on tõesti vist siis kuidagi võib vist öelda nii, et on 21. sajandi kõige rohkem müüdud eestikeelne raamat just nimelt 21. sajandi, sellepärast, et 20. sajandil Nõukogude ajal olid tiraažid täiesti sõgedad, kui sa vaatad nüüd vanu mingid Edgar Allan Poe jutust, et vanasti trükiti tiraaž sinna, mitte ole see tiitellehel, aga vist umbes raamatu lõppu. Või äkki oli kuskil tiitellehel. Need olid täiesti sõgedad tiraažid, mis Vene ajal olid raamatud 60 000. Ja need müüdi maha kõik, mis raamatud ilmus oluliselt vähem, juba sellepärast. Aga jah, nüüd nii-öelda uuel ajal ilmunutes ta on, ma ei tea, muidugi võib alati ju, seda lõplikku tõde keegi ei tea, aga ütleme nii, et ta läks üsna hästi. Üsna edukas projekt oli. Kuidas teiste raamatutega läks? On läinud siiamaani? Mõnega on läinud paremini, mõnega on läinud mitte võib-olla nii hästi. Ükski raamat ei ole nagu kommertsiaalses mõttes. See on nagu keeruline asi, et kui sa kirjutad oma esimese raamatu, mida tänaseks on müüdud üle 40 000 eksemplar, mis on täiesti pöörane tiraaž. Ja siis ongi täpselt see, et kui sa müüd siis, ma ei tea, 10 000, siis see on läbikukkumine, eks ole. Tegelikult mis nüüd juhtus, eks ole, kuidas, et sa nagu paigutud automaatselt nagu lollakale ja valele skaalale. Et selles mõttes on kõigil raamatutel läinud hiilgavalt, aga võrreldes esimesega on mõnel läinud, ütleme suhtes esimesega, mõnel läinud natuke paremini, mõnel läinud ikka oluliselt kehvemini. Nii ta on, et kui championiks tuled, siis sealt tuleb ainult küsitakse järgmise küsimusi, et mis valesti on. Saad ühe korra võita. Või nagu Eestis oli, nüüd õnneks seda ei ole, aga ma mäletan peale seda, kui Eesti
Eurovisiooni lauluvõistluse võitis ja siis ma ei tea, järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal Eesti jäi kõigest 4. või midagi taolist, siis ma mäletan, et see õnnetu esitaja või Eesti esindaja peksti interneti avarustas ikka täiesti vaese omaks. Tegid margi täis 4. kohale. Kuigi see Eurovisioon on ka seal võistlusega on vähe seotud midagi. Seda ei oska keegi ette ennustada, mis seal juhtuda võib. Võib-olla mõned oskavad, aga... Mihkel, kes on edukas, Mihkel? Mis on see printsiip või oskad sa defineerida, mis on minu KPI, nagu täna öeldakse? Mis on sinu edu? Kas see edu on kuskil, sa ajad midagi taga täiega? Või... Jaa. Tegelikult väga hea küsimus ja ma mõtlen selle peale, usu mind või ära usu kogu aeg. Ma arvan, et ma tunnen ennast edukana siis, kui ma olen hõivatud. Et sellel hetkel ja seda hetke veel ei ole tulnud, aga ma mõtlen selle peale kogu aeg täiesti paaniliselt. Ja see on niisugune keskne hirm, et äkki ühel hetkel enam ei tule e-maile, enam ei kutsuta näiteks sinu saatesse või mõnda teise sellisesse. Ühel hetkel ma ei ole enam huvitav inimeste jaoks. Vaat siis lõpeb see edu ära. Nii kaua, kui ma olen, nii kaua, kui mul on tööd, nii kaua, kui mul on tegemist, nii kaua, kui mul on põhjust käia ringi, nii kaua on kõik hästi. See on nii hästi öeldud. Hoiad ennast tegevast, see on ju hullult hea tunne, kui sul on ikkagi graafik on nii, et küll ütled, kurat, kalender on nii täis, ise nii õnnelik. Just, absoluutselt, täpselt. Kuigi alati, kui sinu vastu enam huvi ei tunta, võib võtta printsiibiks selle Arnold Schwarzeneggeri kuulsa tõe, et ole kasulik. See on ka päris huvitav. Et vahet pole, läks sul hästi, oled õnnelik, keda see huvitab, läks kehvasti, oled nukker, keda see huvitab. Ole kasulik. Ja, väga hea mõte. Siit võtan veel ühe küsimuse saalist. Naiste rahvas kahjuks andke andeks. Jutukas noormees. Kohe tuleb sulle mikrofon. Ma võtaks kohe eelmisest asjast sõnasabast kinni, et kes on su suured eeskujud? Jaa, vaat see on üks keeruline küsimus ja ma olen selle peale mõelnud niipidi ja ma olen mõelnud selle peale naapidi ja muidugi on hästi lihtne vastata, minu vanemad, eks ole, kõigi inimeste suured eeskujud on nende vanemad. Siis ma mõtlesin täna, kusjuures siia tulles nende mõjukate peale. Eesti Päevaleht ju, eks ole, igal aastal avaldab selle, viimastel aastatel on avaldanud selle mõjukate edetabeli. Ja see on üks tore meelelahutuslik žanr, eks ole, nad panevad kokku mingisuguse hulga inimesi, kes on mõjutanud, ma ei tea, meie elu. Ja ma mõtlen, et mis moodi need inimesed minu elu on mõjutanud. Ei ole neist mitte keegi minu elu mõjutanud. Ja saaks mõtlema, kes siis mõjutab minu elu. Ja ma suutsin välja mõelda ainult ühe inimese, kes minu elu mõjutab, siis ma olen see ise. Eks ole? Ma olen ainukene inimene maailmas, kes minu elu mõjutab, olen ma ise. Nüüd vastata sellele küsimusele, et ainukene eeskuju olen ma ise, olen natukene koki ja see kindlasti ei ole nii. Aga mul on mõned võib-olla inimesed, kedast võib-olla mõnda ma tunnen ja võib-olla mõnda ei tunnegi, kes mulle kuidagi meeldivad ja kelle printsiibid on mulle alati meeldinud. Aga võib-olla kelle kuidagi karjääri ma ka lausa korrata ei taha, sellepärast, et need asjad, mis mulle teiste inimeste juures meeldivad, mul tihtilugu endal kas puuduvad või kui mul nad ongi olemas ja kui ma need kuidagi hakkaksin töösse panema, siis minu elus toimuksid ikkagi nii suured muudatused, et ma ei ole ilmselt nendeks muudatusteks vähemalt veel valmis. Ma saan niisugune keerutav ja segane küsimus olukorras või vastus olukorras, kus te ootate minult nimesid, et kes need inimesed siis on, kes on minu eeskujud. Ma natuke mõtlema selle peale, kui tohib, et ma tuleksin teie küsimuse juurde tagasi. Ma nimelt olen võimeline mõtlema teiste asjade peale, kui ma vastan küsimusele. Ma olen ühe korra isegi ühe laulu kirjutanud, mängides samal ajal teist laulu. Ansambel Singer-Vingeri kontserdil. Aga see tuleb ainult sellest, et see on lood nii lihas mälus 40 aastaga. Aga kui te lubate, ma natuke mõtlen selle peale. Et, see ei ole ju esimest korda, kui ma seda küsimust kuulen. Siiamaani suhtud välja mõelda, aga ma luban, ma teen selle poinistuse ja kogu selle ettevõtmise mõte on natuke on see tundnud küll, et sa oled ma lihtsalt küsin. Ma püüan, see formaat on niimoodi ütleb vestlus. Jaa. Ma võin ka midagi vastu küsida või? Absoluutselt. Sellepärast ma olengi kaasanud need inimesed ka siia, et kui me
esimene hooaeg me tegime lihtsalt minu stuudios. One on one. Ja lihtsaks läks. Noh, mina ei teinud seda endiselt veel hästi ja ei tee siiamaani, aga see ei olnud kuidagi vähe oli ja punastasin. Tulid rahvasaali, juba täber, olukord oli kohe väga täber. Ja nüüd sa kindlasti mõtled, et sa ütlesid, et ma ei tee seda siiamaani hästi. Sa mõtled, miks Mihkel ei ütle, et teed küll? Miks sa ei ütle? Sellepärast ei ütle, et sul tekiks see küsimus. Ja, sa teed väga hästi. Ma ei mõelnud seda, aitäh Mihkel, ma seda ei mõelnud üldse nii, vaid ma püüdsin... Mina oleksin mõelnud niimoodi. Mina põhjendan seda kõike just, et see vestlus, miks, sa ütle, et sa pole ühtegi osa näinud, see on jumal tänad, ma saan sulle selgitada. Ma teen seda ainult sellepärast, et ma oma 15-aastase karjääri jooksul, nagu sina, 100 näitlejad, muusikud, ühised sõbrad on sellest pärit ja kogu aeg omavahel räägime, jagame mõtteid ja kurat see peal meie vahele. Ja mul on võimalus kohtuda nii andeka inimesega lihtsalt ühest peale ühte pikka võttepäeva tiksuda koos ja see peal meie vahele. See aitab mind ja sind. This is it. Aitab. Paneme lambid põlema ja räägime. Mitte üldse edevusest 100% mitte, vaid mul on siiras huvi. Et kuidas sa oled ma olen nendest vestlustest kõrval olles kuulnud, miks sa seda teed? Ma näen seda drive'i. See oli nii kihvt, kuidas ütlesid, et ma lihtsalt kardan, et see kalender on tühi. Kui paljud mehed väljendavad seda? Nad kardavad igast muid asju, nagu igast jura, aga nad ei ütle seda, et neil meeldib olla tegus. Sõna otses mõttes. Nad ei too detailselt välja, vaid just see tunne, et sa oled orbiidil. Ja sa pead, kui sa oled orbiidil, sa pead iga päev ennast ka natuke ületama. Ei ole päris nii, et lendad seal nagu kärbes. Sul on vaja kogu aeg ennast tõesta kuidagi sellises, nagu see maailm on. Et sulle telefon heliseks. Mihkel, saade tuleb. Tule siia, näita. Tee seda, mida sa väga hästi teed. Saadetega läheb muidugi järjest keerulisemaks iga aasta. Et televisioon on väga... Eestis eriti väga nii-öelda noortele tegijatele, vaatajad on vanad, see on hämmastav paradoks. Vaatajad on vanad, aga tegijad on järjest nooremad. Et ja ega ma nagu televisiooni peale liiga pikalt ilmselt lootma ei saa jääda oma professionaalses elus. Mis järgmiseks? Mul on igast asju, mis mind nagu rakkes hoiavad ja mis mind töös hoiavad ja ma olen nagu sunnid, mitte isegi sunnid, mulle nagu mõnes mõttes isegi nagu meeldib see, aga ma kogu aeg nagu pean ennast uuesti kuidagi leiutama. Täpselt, mis järgmiseks, et teed mingit saadet, aga sa oled ühel hetkel selle saateks liiga vana või ma ei tea, kanal, kus sa seda saadet oled teinud, otsustab, et ta sellist saadet enam ei vaja või mida iganes. Televisioon on üldse väga, väga ettearvamatu, aga samas jällegi kõik kalad on ettearvamatud, et ma ei tea ühtegi inimest, kui tõesti ei ole mingid eluaegsed ametid, eks ole, neid on ju ka olemas, aga üldiselt valdav osa inimesi, keegi ei saa olla ju kindel selles, et see, mis tal täna on, see, mis tal täna lauale toob, et see on tal ka homme olemas. Ja eriti vabakutselisega, kes mina olen, ma ei tööta üheski ettevõttes. Ja minuga võib suhte põhimõtteliselt päeva pealt ära lõpetada. Ja loomulikult ma mõtlen selle peale kogu aeg, et mis see järgmine asi on ja mis see järgmine asi on ja kes need inimesed on, kellele ma huvi pakun ja nii edasi. Aga need asju on ja viimastel aastatel 4-5 isegi rohkem. Kuskil 2016. aastast minu ellu on tekkinud väga huvitav elukutse, mille nimi koolitamine ja motivatsiooni kõnelemine. Ja see tekkis minu elu täiesti juhuslikult. Ma kirjutasin ühe raamatu, mille nimi on Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda, äraspidine, veider, natuke naljakas, minu meelest naljakas, eneseirooniline, pea peale keeratud eneseabiraamat, kus ma siis räägin väga erinevatel teemadel, kuidas mina olen nende teemadega oma elu jooksul hakkama saanud, kirjutasin raamatu valmis, kõik oli tore, see läks muidu väga hästi selle raamatul. Ja täiesti ootamatult selle raamatu teemade põhjalt hakati mind kutsuma, tule räägi sellest. Ja see on tänaseks minu üks, nii uskumatu kui see ka ei ole, peamisi töö valdkondi, enamik inimesi ei tea, et ma sellega tegelen, aga see on asi, mis põhiliselt rakkes hoiab. Koolitamine, motivatsiooni kõnelemine. Mulle väga meeldib see, kui inimesed teevad ja siis hakatakse rääkima, mitte vastupidi, et sa leelotad, kes sa oled ja siis võib-olla mõni saab ka teada, et see on õige suund ja minu meelest on üks ägedamaid asju on kogenud inimestelt küsida. Ma olen ise tundnud tohutut kahetsust, et mul pole enam esivanemaid, mõtlen vana. Ja kus täna, kui mulle meeldib see sama žanril rääkida, kus ma oleks küsin vanaisa käest, lihtsalt asju niimoodi, ma oleks rippunud tal küljes. Aga laps ei oska küsida.
laps ei oska küsida lapsena ja ma panen kõigile vanematele, kes on lapsevanemad isad, panen hingele, et kurat, mingi rääkige, lihtsalt püüdke leida seda tähelepanu, sest see, et kui mulle tekkis selline ääretu huvi, siis neid polnud enam ümber. Seega teistelt, sa enne ütlesid, kes said mõtlema, kes su mentorid on, võin öelda, kes eeskujud, siis mul on väga palju eeskujud, ma olen selline mees, ma kutsun kohe hommikusöögile, keegi kuidagi, ta on must 10 korda targem, siis ja reeglina 100 tuleb. Ei ütle keegi, et kuule, ma ei viitsi. Tulevad, räägid, sest targad inimesed meeldivad jagama tarkust. Ja ma arvan, et see asi, mida sa teed, see on üks selline, no sa oled näinud elu. Ma arvan, viimase 10 aasta minust see vanemaks ei ole küll jäänud. See jõud, kuidas sa enda sõnu kaitsed, on selle pannud nagu tugevamaks. No jah, seda tuleb mu abemajal muidugi rääkida, kuidas ma vanemaks ei ole jäänud viimase 10 aasta jooksul, et niisuguste füsioloogiliste muudatuste vastu ei saa kahjuks midagi teha ei ole. Selles žanris, mida sa just tutvustasid, kus sa näed, kus see piir läheb või kuhu sa lähed sellega? Sa mõtled koolitamist? Jah, sa jääd see Eestisse või see mõtled? Ei, mul seda plaani küll ei ole, ma nüüd lähen kuskil. Ei, jumala pärast. Ei, kindlasti mitte. See on üks hästi huvitav asi, ja võib-olla ma ei tea 20 aastat, ja ma ei ütle, et see on kuidagi nagu halb mõte võiks olla a priori. Et võib-olla 20 aastat tagasi ma kujutasingi 20 aastat tagasi, et jumal teab mida endast ja kuidas ma ei tea, maailm on valla ja nii edasi ja kuidas ma nüüd tulen ja kõik on fantastiline, eriti muusikaga, eks ole, 90 aastatel Mr. Lawrence'it tehes oli täpselt see, et oi kurat, et nüüd, eks ole, kogu maailm on oodanud kinni pidades, millal Road Neesri langeb ja siis Eesti bändid lähevad Ameerikasse ja näitavad, kuidas asi käib, eks ole. Ja selle vastu on üks hästi hea harjutus, mida ma aeg-ajalt teen. Ma lähen New York Citysse, see vist on 45 või 6 või mingi taoline tänav ja äkki 8. avenüü, selle nurga peal asub ajalehe New York Times toimetus. Ja see on ilma liialdamisega 80 korruseline hoone, kus inimesed iga päev teevad ajalehte. Ja siis ma tulen tagasi, ma lähen Eesti Päevalehe, see on seal Narva maanteel, üks korrus seal, mis on see Pro Capitali maja vist endine ja vaatan seda ja see kuidagi paneb proportsioonid minu jaoks paika ja see kuidagi nagu õpetab mõtlema, et kes mind sinna pagana New Yorki ootab või midagi taolist. Aga jällegi mõnikümmend aastat tagasi see oli muidugi, võib niimoodi mõelda. Ja hästi tore on vaadata, LinkedIn on üks niisugune tore platvorm, üks niisugune sotsiaalmeedia võrgustik, kus toimub professionaalide või see on niisugune, ma ei tea siis, mitte ainult äriinimeste, aga niisugune, ma ei tea, ühesõnaga ta on niisugune sotsiaalmeedia platvorm, inimesed teavad, mis see on LinkedIn. Hästi huvitav on vaadata, kuidas inimesed postitavad seal inglise keeles. Ja uskuge, või ma nägin täna Postimehe reklaami LinkedInis, mille eesmärk oli panna inimesed tellima seda Postimehe digiväljanet, see oli inglise keeles. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kas nad tõesti usuvad mingi random tüüp kusagil Ameerikas loeb, idee fantastiline, ma tellin endale post. Ei, see on inglisekeelne reklaamitekst LinkedInis, sellepärast, et see on nüüd keskkond, kus ju räägitakse inglise keeles, kus ju postitatakse inglise keeles. Ja postitatakse inglise keeles just nimelt sellepärast, et inimesed ja nad teevad õigesti, ma arvan. Need professionaalid, ka Eesti professionaalid kirjutavad seal inglise keeles sellepärast, et mitte kuidagi nagu jõuga limiteerida oma pigite potentsiaalsete partnerite või uute tööandjate piire, eks ole. Et ma ei tea, äkki mingi soomlane loeb või ma ei tea, ameeriklane või sakslane ja saab teada, ma olen see, teine ja kolmas ja äkki mul tekib sealt mingisugune side. Aga ei, minul seda plaani ei ole. Ma olen ilmselt nii palju vana juba, et isegi kui ma võib-olla kujutaksin ette oma mingis meeltesegadusoos, et ma ei tea, kuskil Seattle'is inimesed tahavad kuulata seda, kuidas ma ei tea, motivatsiooni endas leida ja nad kutsuvad minu esinema, isegi kui mul selline illusioon oleks, siis praktilises elus on see ikkagi erakordselt keeruline. Kirjanikuna, ega see ei ole, ma teen palju ühele ettevõttel tööd, Mindvalley, ja ma olen seal väga-väga suure hulga maailmakuulsaid autoreid portreteerinud ja ikka jääd nendega jood kohvi ja samamoodi räägin, vahel tunniks 2 isegi. Ja nad ütlevad ka, et mõtlen, mis see nagu edu alge on, et kuidas su raamat jõuab sinna bestselleriks. Ütleb, et nad kirjeldavad Eestis protsessi, kui sa oled kirjanik. Kirjutan raamatu, käin Tallinnas, Tartus ja võib-olla Paides.
siis ütlesid, jaa, aga mul oli 367 esitlust mingi 3 tädile, kes üks oli pime ja kurt. Sa käid sa käid kõik osariigid läbi ja lähed teisele ringile, koolides sinna tänna ja ongi bestseller. Nad panevad räigelt effortit alla, et jõuda kuhugi. Eestlane arvab, et ta kirjutab nii hea raamatu, ma ei räägi sinust, sina oled läbi löönud, aga ta kirjutab nii hea raamatu, paneb selle laua peale, nüüd hakatakse ostma. Et see töö, mis nad sinna taha panevad. Ja siis ütled, 17 aastat tegin ja nüüd öeldakse, et vedas sul. Kurat, sa ikka, sul on ikka õnne, sul on õnne olnud. Ja inimestes on nagu südikust ja järjepidevust. Aga Eestis on ikka täiesti teistsugune. Et see on lihtsalt midagi ei ole teha. Neid kohti, kus sa võiksid niimoodi jõuga oma raamatut või mis iganes teist asja müümas või kuidagi nagu promomas käia, neid ei ole nagu ikkagi liiga palju. 365 päeva ei õnnestu sul siin nagu parima tahtmise juures nagu promoda mingisugust oma asja. Keeruline vist, jah. Väga keeruline. Et see on täiesti teistsugune keskkond ja mulle ausalt öeldes sobib see keskkond nagu märksa panemini. No järjepidevust on meil neil kõvasti õppida, et me oleme liiga lihtsalt võib-olla loobume. Mitte sina, aga ma mõtlen isegi noorem. Mõtlesin, et tegid mõnda asja 100 korda, mõtlesin, et see ei ole nagu minu jaoks. Spordis on vaja ikka neid kordusi kõvasti. Sport on teine teema, absoluutselt, loomulikult. Sa õpid lihtsalt võtad ühe asja tükkideks, õpid igat tükki eraldi, paned need erinevas järjekorras kokku ja siis üks hetk oled nagu tšempion või sa oled väga hea selles. Ja mulle väga need spordimetaforid alati on meeldinud ja ma ei ole mingi tohutu sportlane, aga mulle väga meeldib see, kuidas sportlased mõtlevad ja mismoodi seda on võimalik laiendada tegelikult tõepoolest ükskõik mis teisele elualale. Mitte millegi mitte oskamine, et kui su sõber ütleb, kui sa oled sellest äärik käpart, seda võiks võtta nagu komplimendina, asuda nagu tegutsema. Kas on huvi üldse teha ja kui on, siis tükkideks. Aga ega see aeg ei ole kummist. Mind ennast väga sümpaatne on see, kui professionaalselt sa käitud artisti või. Mina isegi ütleks, et täna, kui sa oled nii mitmel lainel, siis sa oled ettevõtja. Kuidas sa nimetad iseennast? Mina nimetan ennast meelelahutajaks ja ma saan aru, et see on niisugune paha termin ja eks ole, ma ikkagi natukene vaatasin sinu varasemaid saateid, kui Evelin Võigamast räägib sellest, kuidas meelt tuleks liita või ta tsiteeris seal küll vist Lembit Petersoni, et me lahutame meelt, aga meelt oleks vaja liita ja selle meele liitmiseks on meil vaja kunsti ja kultuuri ja see on õige. Aga mina ikkagi mõtlen endast kui meelelahutajast. Ükskõik, mida ma teen, kaasa arvatud mingid poliitilised intervjuud, ma nüüd neid ei tee enam, aga kui ma neid tegin, siis ka nendesse suhtusin ma kui meelelahutusse. Minu jaoks oli ainukene oluline väärtus selle juures see, et inimesed, kes teisel pool televiisori ekraani istuvad, et nende meel saaks lahutada, et oleks lahe, oleks lõbus, et oleks mingi emotsionaalne kogemus ja läbi selle emotsionaalse kogemuse võib-olla tekiks ka mingi niisugune illustratiivne nagu, ma ei tea, kontekst, et sa näed inimest teises olukorras. Ja mina olen mõelnud ennast alati kui meelelahutust. Muidugi ma olen ettevõtja ka, aga mitte selline ettevõtja, kes kuidagi nagu oleks suuteline mõtlema kui ettevõtja. Et see on mul olnud alati väga nõrk koht. Et kuna ma teen üksinda seda kõike, mul on küll olnud abilisi, on siiamaani, kes aitavad ühte või teist asja teha, aga see product või see toode, sul on ainult mina. Ja mind jagub täpselt nii paljuks, kui on ööpäevast tunde ja aastas ööpäevi. Et selle võrra mul kuidagi mingisugust tohutust suurenemisest või laienemisest või sellest on muidugi keeruline mõelda. Aga mulle väga meeldib ettevõtlus, mulle väga meeldib lugeda, mismoodi ettevõtjad maailmast mõtlevad, mis on ühe või teise ettevõtte edu taga ja see kõik on väga põnev. Ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis ma küsida tahtsin, sest ma lihtsalt pidin ära ütlema, et sa oled ettevõtja. Aga mis näitab, millest kiirgab tohutult professionaalselt, on see, kuidas sa oled suutnud kõik need aastad hoida, kaitsta oma nii-öelda pere ja oma lapsi, kogu selle, mis meedia on nagu siuke šaakal, et sa ütled midagi ja sellest kirjutatakse raamat sõna otseses mõttes, et sul on vaja ainult suunda näidata. Ja mulle endale tundub, ka sinu kohta uurides nüüd siin mitu nädalat internetist, sa oled erakordselt hästi kaitsnud oma lapsi. Aga need ei ole ka väga rünnatud, ma pean ausalt tunnistama. Aga see ongi see on sinu enda loodud keskkond, et seda ei saa rünnata, kui enamus inimesed tahavad nagu kõikide võimalike ajakirjade kaantele ja räägida ausalt kõik ära, mis on ju meedias tohutult. See on nii ohtlik.
ma räägin nii nagu oli ma ära tee seda. Ja ma ütlen ka, ma räägin nii nagu oli, aga siis räägin nagu ei olnud. Selles mõttes ma mõtlen lihtsalt välja selle, kuna ma olen karakter, eks ole. Ja no kuskil jookseb isegi minu jaoks piir, see on tõsi, jah. Mulle see minust aukartust tekitav, kuidas sa oled nagu hoidnud seda, olles seal juures nii-öelda see karakter, kes meil on vaja, maailmas on vaja seda, et ei ole nagu, et lillepidu ja pead ümber paela ja jookseme, et kõike saavutame ja kõike saame, ei ole. Sa pead endast tooteks ehitama, sa pead olema muretsema selle pärast, et sa oleksid, sul oleks midagi anda, nagu sa ütlesid. Ja, no kas muretsema, aga vähemalt mõtlema selle peale, absoluutselt. Ma lihtsalt mõtlesin, ma pean selle komplimendi kindlasti tegema, ma tänan. Et nähes seda meedia asja kogu sinna taha sisse ja tihti inimesed on kurvad, et tead, rääkisin ausalt ära nagu olin ja näed, siin see lugu on. See ei ole isegi minuga seotud, et sulle tõmmatakse vesi kohe peale. 3. küsimus saalist. Oot. Siin noormees tal ennem põhimõtteliselt terve aeda kätt maha ei lasknudki. Sulle toob kohe mikrofon ootaks, et mul on üks hea südamlik küsimus, mis minu meelest võiks haakuda just selle teemaga ja mis puudutab võib-olla teisi lapsi. Et on üks asi, mis mõjutab paljude inimeste elusid ja rikub paljude inimeste elusid. Ja ma arvan, et siin saalis on inimesi, kes on elus kokku puutunud sellega ja selle nimi on koolikiusamine. Ja millega pärast ma olen kuskil kuulnud, et see teema on sulle kuidagi oluline ja kas sa oleksid nõus jagama, et miks see sulle oluline on ja kui sulle oleks totaalne võim, siis mida sa selle vastu ette võtaksid? See on absoluutselt suurepärane küsimus. Ja see on absoluutselt suurepärane küsimus ja ma loodan, et sa saad sellest preemia selle, kõigile küsijatele antakse preemia. Kõigile küsijatele, me seda välja ei ole reklaamida, aga nüüd ma ütlen, tuleb meie toetajate poolt äge kinkekott, kus on Mihkli sissekirjutusega Apollolt raamat. Ja, aga minu raamatud, ma pean häbiga tunnistama. Need ei ole tema raamatud, aga Mihkel valis välja ühed raamatud. Need on väga head raamatud. Ma tean, mis raamatud, need on väga head raamatud. Seal on meie ühe tootja Kohveri poolt kohvi, Ecoshi poolt toidulisand, Tactical Foodbacki poolt matkatoit. Neid tooted minuga ei ole kooskõlastatud. Aga no kui sa praegu küsisid, siis ma ütlesin, et... Ühesõnaga, küsimuse juurde, väga hea küsimus. Siin on nagu mitu asja. Esiteks võib-olla sellepärast. Ma ei olnud ise mingisugune tohutu koolikiusaja, aga ma nägin koolikiusamist lähedalt meie klassis, kus mina õppisin. Tallinna 7. keskkoolis oli üks füüsilise puudega laps või õpilane. Ja jällegi, see ei olnud nagu kuidagi nüüd, eriti nagu tänapäeva mõistes, kuidagi nagu liiga hull kiusamine. Aga oli teatud niisugune pullitamine või ikkagi teatud sorti kius tema suhtes toimus. Ja eks ma osalesin selles ju ka, võib-olla mitte lausa inimest kuidagi füüsilis, see ei olnud kuidagi nagu füüsiline, see oli vaimne. See oli rohkem niisugune narrimine või niisugune tögamine. Ja mitte võib-olla sellepärast, et tal oli füüsiline puue, aga mingil põhjusel. Ja see kuidagi vist on mind nagu häirima jäänud. Et ma nii rumal olin, et ma kuidagi nagu olin osa mingisuguses niisuguses ükskõikses pealt vaatamises nagu parema väljendi puudumisel. See häirib mind siiamaani. Teine asi on see, et minu lastega küll ei ole seda juhtunud, aga ma aeg-ajalt mõtlen selle peale. Nende laste peale, kellega nad asjad juhtuvad ja minu jaoks on see kohutavalt valus, kohutavalt õudne, kohutavalt ebaõiglane. Mind lihtsalt mingil põhjusel seda tüüpi ebaõiglus tohutult häirib. Ja kolmandaks, ja see tuli minu ellu alles võib-olla poole aasta sees, ma olen saanud teada, et koolikiusamise mõjud on erakordselt pikad, et mitte öelda eluaegsed. Minuga juhtus üks lugu. Ma ei teaks, ma arvan, ma üritan seda kuidagi nii nagu anonüümselt rääkida, kui see mul õnnestub. Minuga võttis ühendust üks mees, umbes pool aastat tagasi. Ja ta käis minu koolis ja ta soovis minuga kokku saada. Ja ma ütlesin, et kokku saamiseks mul ei ole hetkel aega, aga me võiksime teha ühe Skype'i vestluse.
ja me rääkisime juttu ja tuli välja, et meie koolis õppinud mingid poisid, keda ma tundsin, kiusasid teda. Ja kohe jäledalt kiusasid. Ja ta helistas mulle küsimaks, et kas ma oskan talle öelda, et kas selleks oli mingi põhjus ka, miks teda kiusati. Et ta on siiamaani sellega nagu kimpus, ta on sellega siiamaani hädas. Ta on küll tänaseks edukas ettevõtja, tal on kõik pere ja elu on läinud kenasti, aga see siiamaani teda häirib, tal on siiamaani sellega seoses teatud tüüpi kõrvale kaldeid siis või mingid foobiaid või mida iganes. Ja see oli minu jaoks tõesti jahmatav vestlus. Ja selle vestluse, see vestlus tõi mulle kuidagi eriti valusalt ja jõuliselt koju teadmise, et sellel on väga-väga pikad mõjud. Rääkimata sellest, mis lapsega sellel hetkel toimub. Ja kõik need kohutavad lood, alles hiljuti minu meelest ajalehes üks lugu jälle ühest preilist. See oli nii õudne ja ma olen nii nagu ma ei suuda neid lugeda, neid lugusid. Ja jällegi, ma ei ole mingisugune nagu, kuidas siis öelda, ma võib-olla peaksin käima ja võib-olla peaksingi käima koolides ja võib-olla sellest rääkima, aga see ilmselt eeldaks ka mingit teatud tüüpi nagu ettevalmistust, et kui lihtsalt lambist minna nagu laste ette või õpilaste ette sellest rääkima, et see võib-olla on ka natukene nagu ohtlik, et sa pead teadma, mida sa räägid. Aga jah, koolikiusamine on mingil põhjusel just kuidagi nagu eriti ebaõiglane, kuidagi eriti valusalt mingit närvi puudutav ebaõiglus. Ja see on nii õudne. See on lihtsalt nii õudne. Ja ma saan aru, et hiljem need koolikiusajad, nad mõistavad võib-olla mitte alati ja kõik, aga nad saavad hiljem aru ja see on ka nende jaoks tohutu draama ja tragöödia, kui nad aastaid hiljem meenutavad seda, eks ole, ja nii edasi. Aga ei, see on muidugi jube. See on tore, et sellega tegeldakse ja muidugi see ei ole ainukene ebaõiglus ja ainukene vorm vägivalda, mis Eestis ja mujal maailmas on. Aga mingil põhjusel see mind jah kuidagi väga häirib. Aitäh sulle küsimuse eest. See, mitte et ma tahaks selle pikemalt peatada, aga peatun. Minu meelest see koolikiusamine aastast aastast olen mõelnud, ise mõtlen lapsepõlvest, mind ei kiusatud ja ma ei olnud ka selle kiusaja rollis, aga ma nägin kõrvalt seda palju. Ja selle juures on mingi selline asi ka tegelikult, et koolikiusamine ei kao kunagi kuhugi ära. Selles mõttes alati on keegi, ega see kiusaja on täbaramas olukorras ise kui kiusatav juba sellepärast, et ta ju tuleb, tal on enese väljendus, tal ei ole kodus või lubata ennast väljendada. See võib olla jumal teab, mis need mõlemad otsad on nagu ohus. Siis sellel keskosal, kellel see kompass on justkui paigas, saavad aru, et kui ma oma emotsioonidega hakkama ei saa, ma ei vala seda kellegi teise peale välja. Ma räägin vanematele, ma räägin sõpradele. Ja need, kes seda kunsti ei oska, siis tavaliselt jäävad sinna ühte poolde, kas kiusata või kiusaja. Ära lõigata, nii et minu meelest üks ohtlikumaid asju on see, et kui paned lapse sellise kooli, kus üldse ei kiusata, ei eksisteeri halvasti ütlemist. Lõpetab kooli, läheb ellu, see elu ongi üks suur kiusamine. Jaa, aga siin on teatav vahe. Halvasti ütlemisel, kiusamisel on ikkagi põhimõtteline vahe. Et seda niisugust street cred'i või seda niisugust street smart'i, sul on võimalik koolis õppida ka teistmoodi kui olla nagu kooli kiusatav. Sellepärast peaks olema õpetajad mitte niimoodi, et nägemat kedagi lüüakse sõna otses mõttes, vaid ta peab saama aru, kui see sisekliima hakkab kuskil nagu mullitama. Et tuleb sekkuda õigalt, see on mega raske. See on muidugi raske, ta ei pruugi teada seda, mis ma arvan on esimene probleem õpetajatel. Ma ju ei tea, ma ei ole selle probleemiga nagu liiga kursis, aga ega see ei ole lihtne. Ei, kahtlemata. Sellega tegelemine, aga mul on hea meel, et sellega tegeldakse. Ja. Mulle meeldib mõte, et kui esimesse klassi tahetakse teha lastele sisseastumiseksamid, siis minust peaks olema sisseastumiseksamid vanematele. Kui see ikkagi vanem on loll nagu lauajalg, siis ega sealt vanematele antakse, et kuule, sa pead midagi ette võtta. No jah, see kuulus vanemate pattude, eks ole, lastekaela uhamine, ma ei tea, kas see on ka tingimata nagu nutikam lahendus. Aga probleem on, kui see keegi selle ära lahendab just selle kiusamise osa, et ma just lugesin fakti siin,
et Elon Musk sai üle 3 päeva koolis peksa ja kui ta koju läks, siis isa käskis tal 2 tundi lihtsalt seista ja mõnitas teda, et kuidas see mees ei ole, miks ennast ei kaitse, et sa 6 inimese vastu ennast siis nüüd lasid ennast kolkida. Just, siin ta kolgib kogu maailma vastu. Ja nüüd ta kolgibki kogu maailma, ta on selle pööranud hoopis teistmoodi. Nii et seda ei tahaks, sest kui see võib tõesti laastada, nagu sa ütlesid, et sinuga võtsi ühendust inimene ja selle teema juurest üks küsimus veel saalist. Ja tead, ma võtan sealt selle naisterahva, sest ma nägin ta kätt. Sulle tuleb kohe mikrofon. Ma tahaks teada, et millist nõu või elutarkust te annaksite oma nooremale minale, kes oli veel oma karjääri alguses? See kõlab väga ebapedagoogiliselt, aga ma ütleksin nooremale minale, Mihkel, ära jäta joomist maha, sest 20 aasta pärast kirjutas sa sellest kõigest raamatu ja sellest saab üks väga edukas raamat. Tõsiselt rääkides, jällegi ajad olid nagu nii teistmoodi. Ma arvan, et ega ma ei oskaks talle mingit nõu anda, seda enam, et vaevalt ta mind kuulaks. See häda kipub olema. Me kipume nõu andma noorematele inimestele, aga kas seda nõu tegelikult ka nagu vajavad. Ma võin teile anda nõu, kui teil on mingi spetsiifiline küsimus või mingisugune dilemma või mingi probleem, mida te üritate lahendada. Aga vaat ise endale ma kardan, et ma ei oskaks midagi öelda. Aus. Aga väga hea küsimus oli. Ma tänan teid. Sa võid Mihkli kohe mõtlema. Mulle meeldib selle nagu nõu andmise juures see, et sa võid lapsele öelda, lapsevanemana siis ikkagi püüad teda nagu suunata. Sa ei saa talle mitte midagi öelda. Ainult tegudega. Ja kannatus. See ühe liigutusega talle ära ei põhjenda. Ta teeb seda, mida sina teed. See, kui sa midagi ei ole teha, et endale nagu nõu saata, mingi info, tee seda, siis see on väga hea mõte. Kas see raamat oleks muidu sündinud? Sest tegelikult selles raamatus on palju, nagu tuli täna sellest pealkirjast välja, seal oli isa sees, see oli sul suur pussimine tegelikult see raamat. Et minu meelest see on suur asi. Üks noormees ütles meil siin kõrval, et ta tahab täiustada oma küsimust. Toome talle mikrofoni veel. Ma ei saa seda välja jätta. Ma tunnen seda pinget siin juba. Ole hea. Küsimus järgmine, et kas sinu jaoks elu on tõsine asi või nali? Ja just kas miski on püha? Jälle suurepärane küsimus. Mul on muidugi nii vähe nagu võimalusi, kas nali või tõsine asi. Ma üldiselt ei suhtu endasse üle tõsiselt. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas elu on tõsine või kas elu on kuidagi nali, aga ma arvan, et mina elus olen pigem, jälle ma ei taha öelda, ma olen nali elus, aga ma pigem üritan asju mitte nagu ülearu tõsiselt võtta, mis muidugi tähendab seda, et elus ei või tulla ette olukordi, mis on nagu väga-väga tõsised ja mis on naljast nagu väga-väga-väga kaugel. Selle küsimus oli ka teine pool, mille ma muidugi olen suutnud ära unustada selle tohutu mõttetegevuse käigus. Pühaduse. Õige, püha. Mis asi on püha? Ja kas peaks olema miski? Kas mingi asi peaks olema püha? No see on niisugune pikem ja ilmselt mõnevõrra nagu sügavamat filosoofilist arutelu eeldav küsimust, aga ma üldiselt ma arvan, et iga asjale võib teha nalja, seda ma usun päris kindlasti. Kas mina tingimata olen õige inimene iga asja üle nalja tegema, selles ma ei ole kindel. Aga ma arvan, et ükski asi ei ole nagu nii püha, et tema üle ei võiks teha nalja. Kui see nali on naljakas. Sest pahatihti, kui minnakse pühade lehmade kallale ja see püha lehm on ka tegelikult juba päris hea niisugune iseloomustus, eks ole, juba nagu teatavat hinnangut sisaldab. Et pahatihti need ei ole naljakad, need naljad.
aga noh, mingid asjad mulle tõenäoliselt võib-olla on pühad, aga ma ilmselt tunnen selle asja ära siis, kui ma temaga kokku saan. Kui ta minu ellu nagu tekib. Aga mingit sihukest asja, et ma ei tea, ma kuidagi nagu oleksin väga jumalakartlik või pigem ma olen ikkagi nagu jumala vallatu või ma ei oska öelda. See jälle väga hea küsimus, millele on vastamiseks vaja natukene mõtiskleda. Aga ma loodan, et ma umbes kuidagi nagu suutsin oma positsiooni selgitada. Et ma pigem arvan, et vähemalt naljaga on küll nii, et kõige üle, ma arvan, võib teha nalja. Kolleeg vastas sellele küsimusele minu jaoks väga huvitavalt, et ta ütles, et elu on tõsine asi, aga tuleks naljaga võtta. Aga minu enda jaoks on oluline selle juures ütleme, võib moraali alus, et küsimus, et leida iseendas küsimusele nagu vastus, et mis hoiab elu, mis hävitab elu, et sellele võiks tugineda nagu moraal. Jaa, ma olen sellega nõus, absoluutselt. Ja ma arvan, et nii-öelda kõleb jälle nagu triviaalselt, muidugi inimelu on kahtlemata väga püha, mis ei tähenda seda, et selle üle ei võiks nalja visata. Sügav, see oli tiip nüüd. See oli see tiip punkt. Püha. Mis on püha? Kuidas sa suhtud religiooni? Kuidas ma suhtun religiooni? Oled sa religioon? Ei ole. Ma ei saa öelda, ma olen mingi tohutu võitlev ateist, seda kindlasti mitte. Ma suhtun jällegi hästi nagu kulunud vastusega, aga paremat mul ei ole. Ma suhtun sellesse austusega. Tõsi, on olnud minu elus perioode ja võib-olla mingi väike osa sellest on minus ka siiamaani, mis käsitleb religioone teatud tüüpi nii-öelda kontrollimehhanismidena, millised nad on ju tegelikult ajaloos ka olnud, aga see tähendab seda, et ma suhtuksin neisse kuidagi lugupidamatult, kindlasti mitte. See ei ole kuidagi niimoodi, ma lähen kirikusse ja ei võta mütsi spetsiaalselt peast või kuidagi istun jalgupidi jalad kuju poole või ei midagi taolist. Et ma suhtun sellesse austusega. Kultuuriliselt on olnud religioonil ju ka tohutu mõju ja on siiamaani ja väga paljud olulised asjad ei oleks ilma religioonita juhtunud ja nii edasi, aga ma ei ole usklik inimene. Ma ei usu Jumalat. Ma väga vabandan. Ilus. Ja see ei ole muide nii, et hästi lihtne öelda, et ma ei ole mingi taeva pilve peal mingi alli abemega vend istub, ei istu ju. See ei ole ka nii ja ma ei arva, et religioossed inimesed Jumalast, võib-olla mõned mõtlevad, aga ma iski eeldan, et enamik inimesi mõtleb Jumalast kuidagi teistmoodi, aga minu jaoks on see jah, ma ei suuda sellistes kategooriates mõelda. Mulle meeldib see mõte juba väga, et saame kokku leppida, et mina ei usu ka, aga et täna võime rääkida inimestega, kes usuvad ja lepime kokku, et meil on erimeelsus selles osas. Mul ei ole ka nagu erimeelsust inimesega, kes usub jumala pärast, et mul teise inimese usk ei ole kuidagi nagu tingimata mingis konfliktis nagu minu uskmatusega, kui seda niimoodi nimetada. Et jumala pärast. Kui sa praegult lähed tagasi korra, noor Mihkel, kui tugev plaanide või eesmärkide seades oli? Ma toon näite, et Matthew McConaughey, mis on Green Light, seal on üks selline märge, kus on 10 tema mingit sellist, mis ta noorena kirjutas üles, mis ta tahab teha elus. Väga targad mõtted, minu meelest ainuüksi, kui sa seda podcasti võrreld kuulad, mine guugelda selle kohta, seal on paar punkti, ma tooksin välja, mis mulle endal väga meeldib, ma tahaks kuulda, kuidas need sinuga resoneeruvad ja üks nendest punktidest oli, et kui ta noor kutt oli ja ta ei olnud veel popp üldse, ta oli küll reklaamid oma kätega ja mingi selline asi, siis tal oli, et ta tahab Oscarit võita parima mees osatäitjana ja üks, mis mind väga liigutab, on see, et ta tahab leida oma ellu naise ja hoida ta ja ta ise seal raamatus põgusalt ja intervjuudes on öelnud, et need leida on hästi lihtne. Lähed välja, lähed pubisse, näed hea välja, nagu ta nägi ja leiad, aga hoida on mega raske.
kas mitte üldse sinna sellesse jäädes, vaid kas on kuskil mingi paberilipakas, kus Mihkel oli 12 ja kirjutas, mida ta elus tahab saavutada? Ei, 12 aastat ma küll ei kirjutanud, ma ei osanud mõelda nende asjade peale. Kus see punkt oli? Kas sa oled üldse planeerinud oma elu? Olen muidugi, miks ma ei ole, ma siiamaani planeerinud ja siiamaani ma mõtlen ja eriti muidugi praegusel ajal, eks ole, aasta lõpus, jälle uus aasta ja kõik on jälle algab otsast peale ja need klassikaline need uue aasta plaanid ja uue aasta lubadused ja kogu see sodi on minu elus täpselt samamoodi ja loomulikult hiljemalt veebruari lõpuks on sellest eriti midagi järele jäänud ja nagu kõigil, eks ole. Aga mõned siiski nagu jäävad ka ja isegi kui sa ei saavuta need eesmärke, mida sa aasta lõpuks oled endale seadnud, vähemalt sa oled võib-olla nendele natuke lähemale jõudnud. Aga ei, 12 aastaselt ma ei plaaninud küll midagi, et võib-olla ma plaanisin, ma ei tea, mis ma plaanisin. No võib-olla ma tahtsin, ma ei tea, võib-olla ma tahtsin välismaal, kuna ma elu jooksul ära käia ja see tundus nii nagu utoopilisena. See oli täiesti mõeldamatu minu lapsepõlves, et keegi võib-olla Soomes käidi, aga et keegi käib Aasias või Ameerikas või see ei olnud üldse olemas sellist mõtet. Võib-olla selliseid asju, aga praegu pigem ma ikkagi mõtlen ja teen plaane ja mõtlen selle peale, kuhu ma järgmise aasta lõpuks oma eluga jõuda loodan. Aga sa neid eesmärke sead pigem jaanuarikuus siis, kas sa tiirleb millegi sellise ümber, mis on sinu elu täna keeruliseks teevad või see on lihtsalt üks selline harjumus sul iga jaanuar vaatanda? Tegelikult on eesmärgid selles mõttes head asjad, et nad aitavad teha meile otsuseid olukorras, kus me oleme väga emotsionaalsed. Ma toon ühe näite. See on tõsiline lugu, sellest on aastaid möödas. Ma otsustasin, et ma tahan ühe oma auto maha müüa. Meil oli peres 2 autot, meil polnud 2 autot vaja ja ma otsustasin, et on vaja auto maha müüa ja selleks, et auto maha müüa, oli vaja auto puhtaks viia pesulasse, et see pestaks puhtaks. Ja ma saaks pildid teha, panna mingi auto 24 või mis iganes see website on, et siis äkki keegi ostab ära. Ja ma läksin ühte autopesulasse, siiamaani töötab see autopesulas, on Feelmani tänaval uue tänamaja kõrval. Garaaž, vene kutid käsitsi pesevad. Ja sellest on aastaid möödas, ma viisin oma auto sinna ja parkisin sinna garaaži ette, läksin sinna garaaži sisse, tüüp oli seal, ütlesin, ma teen auto pesta, andsin talle võtme, tüüp tuli minuga välja, et näha, milline minu auto on, ma näitasin, et see on minu auto ja siis ta viskas, ma sõna otseses mõttes, et ta võtmed peaaegu et nagu vastu pead tagasi, siis ma ei pese seda autot. See on liiga must. Ma saaksin muidugi vaimutsema, kui ta oleks liiga puhas, ma tõenäoliselt ei oleks toonud seda autot, eks ole, siia pese. Tüüp läks nagu närvi ja ta oli üsna nagu suur ja jõuline tüüp ja meil tekkis täitsa niisugune füüsiline värk ja ma otsustasin, et mul on mõttekam nagu taanduda, ma istusin autosse, sõitsin kiiresti minema. Aga mis ülejärgmise foori taga hakkas mõtlema, et kurat, kellega ta nagu mässa praegu, ma olen Mihkel Raud, eks ole, et see ei käi niimoodi. Et nüüd ma panen Facebooki selle jutu, ma panen Twitterisse, ma panen Instagrami, panen Tumblrisse, ma panen igale poole, kui on võimalik panna. Ja vähe sellest, ma helistan tarbijakaitsesse, ma helistan siseministril, keda ma toon seos, ma võtan selle aja ja tegelen selle probleemiga niimoodi, et see autopesula lõpetaks oma tegevuse. Yeah. Ma olin täiesti raevus. Siis ma hakkasin mõtlema, et mis mu eesmärk on. Et kas minu eesmärk on Tallinna autopesu turu reguleerimine või on see minu auto puhtaks pesemine. Ja nii kui ma selle peale mõtlesin, mis minu eesmärk on, ma sain aru, et ma ei pea selle probleemiga rohkem tegelema, et mul on vaja minna järgmisesse autopesulas. Et võt, see juhtus päriselt nii. Aga see on alati väga hea küsimus, mis su eesmärk on. Kui sa mingid otsust hakkad parajasti tegema, sa oled võib-olla emotsionaalselt kuidagi üles köötud, ärritunud, et see on hästi hea niisugune orientiir. Mida sa saavutada tahad? Siis tihti lugu me kujutame ette, eriti kui me tunneme, et me kuidagi haavatud või solvatud, me otsustame, et meil on vaja anda teisele inimesele õppetund. Just. Aga kas on vaja või ei ole, tegelikult sa tahad ju midagi muud saavutada. Kui sinu eesmärk ei ole teistele inimestele õppetundide andmine, siis ei ole nende probleemidega põhjust tegeleda, vaid liikuda oma eluga edasi. Minu meelest see on nii, kui elavalt sa seda probleemi lihtsalt käsitlesid, see oli naljakas. Ja see lugu oli ise ka, mingi hetkel oli naljakas, aga mingil hetkel ta oli päris ilmualatav. Aga hästi õpetlik. Sa pead teadma, mis su eesmärk on. Ka niisuguste pisikeste triviaalsete asjade lahendamisel, kui sul on vaja kiiresti midagi otsustada. Ja kus see fookus on? Me tihti unustame selle suurema pildi ära, sest mind põhimõtteliselt su ego sai riivad. Absoluutselt. Nii must auto. Just.
ta ei pesnud mu autot raisk. ma arvan, et ma ei oleks osanud seda lugu küll paremini kokku võtta, kui sa praegu võtsid. Ma mõtlesin, kuhu see nüüd läheb, noh. See, mis sa välja tõid, on, ma arvan, iga kuulaja, iga vaataja, pigem vaataja, sest meid vaadatakse täna, mitte täna, vaid meid vaataksegi rohkem, resoneerub, et see on see lihtne punkt, see on see 2-aastane laps, kes ei oska paelusõlmid, läheb jumal endast välja. No. Kuule, mis asja? Ma ei pane neid, ma ei tahagi kelgutama minna, no, nalja teete või? Ma ei pane neid jalga, vaata, aga õnneks ilma tervise kahjustuseta järgmine koht pesi ära auto. Jah, pesi küll, ma sain oma pildid üles sinna auto 24 ja auto maha müüdud, nii et kõik lool on õnnelik lõpp. Ja. See on, Mihkel, see oli lihtsalt nii naljaks. See oli naljaks. Mis on puudu praegu Mihkel elust? Mis on puudu? Mis on midagi sellist, mis sul on totaalselt praegu puudu ja ei tööta ja mingi probleem, milleks võiks mõni kitarr veel olla. Mõni kitarr juures? Jah, veel. Ja. Kas tal tasub puudu on minu elust? Noh, see on teine teema. Aga nagu öeldakse kitarristide kohta, palju sul kitarre on vaja? Ühte veel. Ühte? Veel. Kõigepealt, Mihkel, see, et sa leidsid aja, tulid siia, istud siin inimeste ees, räägime, võtame su elu lihtsalt tükkideks, võtame su harjumuse, räägid loo, kuidas sa peaaegu oleksid autopesulas peksa saanud. Kuidas sa viimasel hetkel nagu said härjal, võiks öelda, sarvist ja ei teinud seda. See oleks kulutanud, ma arvan, su tund on päris kallis ja sa oleks pidanud tegelema selle projektiga. See on korralik äriplaan, üks see tagasiside anda nendest kõikides keskkondades. Jaa, ma olen mõnikord mõelnud, kui mul kättemaksu värk on, et ma nüüd pean midagi tegema, ma mõtlen, aga kättemaks on roog, mida teatavasti serveeritakse külmalt või ta on kõige efektiivsem siis. Et ma mõtlen selle peale, mõtleme, kui ma 2 nädala pärast hakkan sellega tegelema, aga 2 nädala pärast sa ei mõtle enam ammu selle kättemaksu peale. Ammu unustatud. Absoluutselt. Ja üldiselt teades, kui palju sa teed elus ja nagu sa ütlesid, et sa oled meelelahutaja / ettevõtja, siis ma hindan väga seda sinu aega. Sa lihtsalt tulid siia, sinuga oli väga lihtne suhelda, et sind siia saada, kui võib nii öelda. Ja mulle meeldib su tähelepanu ja mulle meeldib, kuidas sa ennast väljendad. Sa oled selles erakordselt hea. Ma tänan sind. Sellepärast ma siia tulingi, et teid sõnu kuulda. Ja ma tean seda. Kui nüüd see pidu hakkab lõppema, aga see ei ole veel läbi. Kes oleme meie, et mingit elutarkusi jagada, aga no midagi on. No kuule, kui see viimane lugu, mis sa rääkisid sellest autopesust, ei õpeta, siis on midagi valesti. Aga kas on midagi sellist, kui sa võtaksid oma elu kokku? Kuidas on palju lihtsam elada? Ma ei ole kindel, et palju lihtsalt elamine on kuidagi nagu lahedalt elamine. Ma sõnastaksin selle küsimuse nii, kuidas on parem elada. Aga see on hästi individuaalne, kust ma tean, mis on sinu või kellegi teise või kellegi kolmanda mured või probleemid või takistused, mis teda lahutavad veel paremast elust. Ei ole mingit niisugust ühte retsepti. Võib-olla midagi sellist, mille peale võiks mitte mingi targutus, vaid midagi, mille peale võiksime nagu mõelda, enne kui me täpselt selle ma võib-olla lõpetan oma lemmiktsitaadiga. Nii. Mis on seda imet, Marcus Aurelius on öelnud, minu arust on see täiesti geniaalne ja ma mõtlen selle peale vähemalt korra nädalas tuleb mul ette olukord, kus ma jälle selle peale pean mõtlema. Ja see tsitaat on selline. Sellest, mis seisab sinu tee peal ees, saab sinu tee. Ehk siis, kui sa kohtud mingisuguse probleemiga, siis see probleem on see, mis sind tegelikult edasi aitab. Suurepärane. Ma arvan ka. 1000 tänu sulle. Aitäh kutsumast. Jaa. Ja,